Ivo, ma tean, et sa oled väga löödud, sest et sa siiski ei saa vahepeal suvel Eestit külastada nii, nagu sa plaanisid, sest et endiselt on globaalne pandeemia käimas, et mul on hästi kahju, et sa ei saa tulla, aga ma võin öelda, et Eestis on ikkagi nagu külm ja sajune, et selles mõttes pole mitte midagi muutunud. Et ma tean küll, et inimesed, kes on Eestist ära, et nad hakkavad romantiseerima Eesti loodust ja noh, sõpru niikuinii igatseda ja pereliikmeid ja nii, aga juba kergelt läheb mugavuspagulastel nagu sina, läheb meelest ära, et Eestis ei ole nagu kliima mõttes sugugi mugavamaks läinud. Et ma arvan, et kui sa tuleksid siia, siis sa jääksid haigeks. Ma arvan, et sa oled juba ära hellitatud selle pehmema Kesk-Euroopa kliimaga. See on Kesk-Euroopa kliima või? No jah. Või kuidas seda nimetatakse? Aga ma ei ütleks, et ta nüüd eriti suvel ma ei ütleks, et ta nii pehme on, arvestades, et siin need kraadid kipuvad päris tihti sinna 30 kanti liikuma ja veel hullem 40 kanti, et see aasta pole õnneks sellist 40-kraadist suveilma veel olnud, aga see võib veel tulla. Nii et ausalt öeldes ma pigem siis pakeksin juba kuhugi, kus on veits külmem. Kas sa saunasõber oled? Nii ja naa, mulle tegelikult meeldib saunas käia, mulle ei meeldi väga kuum saun, kui on ikka nagu selline, et ikka kütame 100 kraadini ja nii edasi, et siuke 80-90 kraadi on minu jaoks täiesti piisav saun, ma ei taha seal väga pikalt olla, ma pigem naudin nagu seda seltskondlikku poolt ja sauna eesruumis istumist. Aga jah, ma nagu selline päris nagu kuuma inimene ei ole. Aga ma mõtlengi, et kas Belgia kogemus ei ole mitte selline sauna eesruumi hängi kogemus paljuski, et kui sa mainid 30-40 kraadist kuumust, siis see on täpselt siuke mõnus paras, mitte ekstreemselt kuum, aga mitte ka enam kuidagi normaalne temperatuur, et tegu on siukse nagu sauna eesruumi temperatuuriga ja kui sa oled heas seltskonnas ka, mida ma eeldan, et su abikaasa sulle pakub, siis põhimõtteliselt see on võib-olla lihtsalt nagu suhtumise küsimus, et kui sa mõtleksid oma kodust Belgias kui sauna eesruumist, siis sa nagu olekski juba kodus, sa juba kogeksidki seda, mida sa Eestis tahad tegelikult ideaalis kogeda. Omaette küsimus on see, et kas sa tahaksid elada sauna eesruumis, kus saun on pidevalt köetud, sellepärast et ma olen täheldanud, et soe ilm on täiesti tore. Ka 40 kraadi sooja väljas võib olla nagu mõnus kogemus, kui sa saad olla väljas nagu ringi jalutada, võib-olla varjus istuda, pikniku pidada, kuskil välikohvikus olla, seda kõike nautida, et see on täiesti mõnus. Aga sellisel juhul võiks sul ideaalis olla vähemasti magamistoas õhukonditsioneer, et sa saaksid magada. Et sa saaksid vähemalt toas temperatuuri tuua sellisesse vahemikku, mis on nagu inimesele mõistlik elada, sellepärast et üldiselt nagu inimene tahab, et tema ümber olev temperatuur, võtame meie siin, ma ei tea, siis Eestis olles nagu selle temperatuuri vahemikuga harjunud, millega me oleme, meile on nagu siuke 21-22 kraadi on nagu kõige mõistlikum toatemperatuur, siis me tunneme ennast hästi, me oleme kõige produktiivsemad, mida rohkem see kraad nagu ülespoole läheb ja teatud mõttes ka allapoole, seda rohkem me tunneme ebamugavustunnet ja näiteks palavaga produktiivsus väheneb, mõelda on keerulisem, sa tundud rohkem nagu loium, et see kõik on nagu ei mõju sulle jube hästi, et kui sul on 21 kraadi asemel toas 28-29 kraadi, mis minul siin toas juhtub, kui väljas läheb temperatuur 29 või 30 kraadini, siis siin toas ei ole nagu enam mõnus olla, sa ei saa siin nagu rahulikult olla ja magada on veel eriti nõme, sest sul on kogu aeg palav. Nii et see on fine, kui väljas on kuum, lihtsalt siis võiks olla näiteks magamistoas õhukonditsioneer või maja võiks olla ehitatud niimoodi, et ta ei hoia seda sooja ja sedasi kinni, vaid hoiab toas nagu sellist nominaalsemat temperatuuri, mis suvel ei pea muidugi 21 kraadi olema, võib ka näiteks 24 olla. Mul ei ole selle vastu midagi, aga lihtsalt ideaalis ta ei tohiks olla 28 või nagu eelmine aasta oli meil toas korra 39 kraadi, siis me nägime, et meie küünlad olid need
pikad küünlad, mis käivad nendes küünlajalgades, need olid ümber vajunud. Jaa, ma mäletan Eeva Instagrami pilti nendest küünaldest, see oli see oli veenev selles mõttes, et kui sa sellist pilti näed, siis sa usud, et neil on võib-olla liiga palav toas, kui küünlad hakkavad painduma. Et selles suhtes ma saan aru, kuhu sa rihtisid selle sauna eesruumi jutuga, aga jällegi, ka sauna eesruum on selline koht, kus ma tahaks veeta vaid osa oma ajast. No siis ainus lohutus võib-olla ongi see, et vähemalt sa saad kogeda midagi sarnast sellega, mida kogesid mõned meie esivanemad, kes juhtusid elama saunas, kes olid saunikud näiteks. Neil võis ka nii olla, et kui ikka pererahvas tahtis minna sauna, siis tuli neil lasta minna sauna, aga pärast tuli arvestada sellega, et võib-olla öö tuli ka kuumem kui tavaliselt. Et noh, ma ei tea, kas see sind natuke lohutab või mitte. Võib-olla ma saan siis oma kogemuse põhjal hiljem näiteks oma Tõe ja õiguse kirjutada. See oleks väga lahe. Lõpuks. Ma loeksin seda kohe. Ma ei ole kindel selles, minu kirjaniku võimed on suhteliselt madalad, et võib-olla sa alustaksid selle lugemist, aga sinna taga jääks. Samas see on ka minu kogemus praeguse Tõe ja õigusega. Nii et noh, nii need asjad kipuvad minema. Ajalugu taas loob ennast. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid. Ma loodan, et te olete meie sünnipäeva maratonsaate, mis kestis circa 3,5 tundi nüüd kenasti läbi kuulanud ja saate nautida järjekordset uut tavapärast mitte live osa popkulturistidest. Muide, kes nagu tunneb huvi selle video vastu, siis Facebookist on see ka täiesti nagu täismahus järelvaadatav. Ma ei ole seda lihtsalt YouTube'i veel üles laadinud, sellepärast see on väga lihtne põhjus. See on väga suur fail ja minu interneti kuu tarbimine on piiratud. Belgias on ka kõige tavalisemal koduinternetil on mingisugune nii-öelda piirang peal, mitu gigabaiti sa võid kuus siis üles ja alla laadida ja ma teeks seda pigem nüüd, kui on kuu lõpp, et ma siis nagu oma seda terve kuu kasutust siis ära ei rikuks. Nüüd, kui sa seda oled öelnud, siis tundub, et sinu elu on ikka oluliselt raskem kui esivanematel, kes elasid saunikutena, sest et neil ei olnud seda ootustki, et saaks mingeid gigabaite siia või sinna nihutada kuskil pilves. Aga nüüd, kus sul ikkagi on see maitse juba suus, hammas on nagu verel juba igipõlise uploaderi ja downloaderina, siis su kannatused on ikka märksa suuremad, ma kujutan, et võõrutusnähud justkui või. Eriti kui oled harjunud nii Eestis kui Rootsis hästi kiire ja hästi nagu sellise kvaliteetse internetiteenusega, et siis ma mäletan, et ma sain teada sellest piirangust, kusjuures siis, kui ma esimest korda pidin kogu oma pilves olevad failid nagu uuesti alla laadima, et mul on koopia nendest failidest oma arvutis, mul on koopia nendest pilves ja kuna ma oma arvutis tegin mingeid muudatusi, siis ma pidin need uuesti oma arvutis alla laadima ja siis mingi hetk tuli mulle teada, et te olete oma internetikuu limiidi ületanud. Kohutav. Kui suur see piirang, mis su piir on siis? Ma ei tea praegu peast, aga ma pakun, et see oli vist äkki kuskil 100 gigabaidi kanti, mis ma saan aru, enamus inimestele kõlab nagu, kuidas sa seda nagu siis, kuidas see nii suur piirang on. Aga on küll, kui sa eriti, kui sa näiteks pead oma neid, mis see siis nüüd on, pead neid pilte, mida sa fotokaga teed pidevalt üles laadima ja siis ma ei tea, Netflixi vaatama, YouTube'i vaatama ja kõiki muid asju, et see saab täis väga kiiresti. Jah, kusjuures see ongi väga huvitav, et mul on unlimited volume
on minu paketi nimi. Aga kui sa oled kasutanud 100 gigabaiti ära, siis interneti kiirus langetatakse 1 megabitt sekundi kohta. Kohutav. Ja siis ma saan osta 20 gigabaidi kaupa juurde 5 euro kaupa seda nii-öelda mahtu siis selleks kuuks. Ja et jah. See on üks jäledamaid asju, mida ma olen kunagi kuulnud. Ja. Mul on väga kahju, et sa sellise režiimiga riigis pead elama. No mis sa teed? Vastik, lihtsalt vastik. Režiimidest rääkides ma avastasin ühe väga imeliku artikli, kus üks kalakene, üks akvaariumikala elab teatavas režiimis, millega ta võib-olla kohe ei osanud arvestada. Ma püüdsin hästi oled sa elus või? Ma püüdsin hästi tasakesi juua limonaadi, aga see läks mulle kurku, oota. Nii, ma olen tagasi. Sa oled peaaegu tagasi, ma näen jah, et see nagu, ma näen, et sa kogud veel ennast. Ma natuke kogun veel ennast, pisarad on silmades. Ma tahaks mõelda, et uudis sellest kalakesest nagu kuidagi raputas sind nii, erutas nii tugevalt, et kohe nagu, ma ei tea, kui palju sa oled oma elus kuulnud mingit uudist, mille peale sa nagu joomishetkel kuidagi nagu sülitad kogu selle joogi välja. Nagu multikas. Nagu multikates ja tihtipeale ka, ma ei tea, erinevates sarjades. Kas täna on esimene kord? Vist küll, jah. Mul on vist seda juhtunud. Üks kord ma hakkasin karjuma teleka peale, sest ma olin nii frustreerunud. Kas millegi peale? See oli Mihkel Raua 3-raudne saade. Ja ta alustas seda saadet, nendel oli debatt kliimamuutuste osas, see oli hästi ammu juba, see oli siis, kui oli vist esimene 3-raudse hooaeg üldse. Ja neil oli debatt, kas kliimamuutused siis on nagu päris teema või mitte, mis oli niigi piinlik juba sellel ajal. Aga siis Mihkel Raud alustas seda saadet kirjeldades, mis asjad on kliimamuutus ja ta tegi seda nii halvasti ja nii ebakorrektselt, et ma hakkasin karjuma teleka peale. See oli nii selline, ma ei kujuta seda ettegi. See oli nii selline nagu siiras emotsioon, sest ma olin nii frustreerunud, see oli selline nagu ideaalne näide sellest, et kui koolis kunagi õpetati kõiki nagu globaalseid probleeme põhimõtteliselt ühe mingi geograafia tunni raames, et siis nagu selles Mihkli seletuses, nii palju kui ma mäletan, see oli nüüd juba väga ammu ka, olidki koos kõik, et me saastame, siis tekib osooniauk tekib ja sealt tuleb rohkem päikest sisse, meie maa läheb kuumemaks, umbes selline nagu seletus, mis on hästi kaugel tõest põhimõtteliselt. Ja kumbki nendest ma nüüd ütlen hästi kaugelt tõest, aga eks seal on mingeid aspekte, mida saab nagu omavahel seostada, aga ühesõnaga see ei olnud üldse korrektne seletus ja kumbki ekspert nii-öelda siis jutumärkides, kes oli saatesse kutsutud seda teemat arutama, ei parandanud teda. Et nagu me isegi see, millest seal saates nagu räägiti, ei olnud korrektselt esitatud, nii et siis ma nagu pahandasin. Ühesõnaga, jah. See on võib-olla kõige lähem. Ma ei kujuta sind karjumas ette, veel vähem teleka ees karjumas kellegi peale, kes sind nagu nii ei kuule. See tundub nagu eriti halb variant. See tundub nagu siuke, jällegi see on mingi asi, mida ma olen näinud nagu telekast, et inimesed vahel teevad, aga see on huvitav, et sa oled nii teinud. See oli selline noorem, emotsionaalsem Ivo ka, ma ütleks. Või kui ma räägin sulle, et mingi kalakene on surutud mingisse režiimi, millega ta ei osanud arvestada ja ka see sinus sellist emotsiooni tekitab, siis võib-olla see ei ole siiski nii ära kalestunud või kuidagi karrastunud, kaldkriips kalestunud, et ikkagi nagu paljud asjad siin ilmas liigutavad sind. Ma võin sulle rääkida veel sellest kalakesest. Ei, räägi jah, mind väga huvitab. Mul on juba olnud väga tugev emotsionaalne reaktsioon. Ühesõnaga, see kalake elab Jaapanis. Tema nimi on Mutekimaru. Ja ma ei tea, kuidas seda hääldatakse, aga Mutekimaru, niimoodi kirjutatakse tema nime. Ja Mutekimaru elab sellist elu, et ta ujub sellises
kuubikukujulises üsna pisikeses akvaariumis ujub ringi ja Muteki-Maru peremees paigaldas talle akvaariumisse sellise puldi, ütleme nii, mis tegelikult näeb välja lihtsalt nagu sihuke nagu akvaariumi seina üks külg või plaat, mille peal on siis mingisugused puutetundlikud alad või mingisugused siuksed sensorid, mis jälgivad selle kalakese liikumist seal akvaariumis. Ja kogu aeg, kui see kalakene seal liigub, liigutab ta tegelikult enda teadmata Pokemoni peategelast. Seda poissi, kes seal on Pokemoni treener ja kes kogub Pokemone. Täpsemalt ta mängib siis seda vana Pokemoni mängu pealkirjaga Pokemon Ruby, kui ma ei eksi. Ja eesmärk on siis see, et ta teeks selle Pokemoni mängu üks päev läbi. Et selle kalakese käekäiku saab jälgida YouTube'ist, tal on oma YouTube'i kanal ja Kotaku siis avaldas artikli sel teemal. Mulle ma ei tea, see millegipärast tegi mulle nii nalja, aga mitte niimoodi nalja, et ma nagu laginal naeraks, vaid lihtsalt see kuidagi tundus mulle nagu jälle nagu, ja see oli üks nendest hetkedest, kus ma mõtlesin, et inimesed on nii imelikud ja nii leidlikud ja veidrad ja naljakad, et ükski teine eluvorm, vähemalt meie teada, ei tegele nagu selliste asjadega. Aga samas me ei tea ka, vaata, et siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et ei ole ju üldse välistatud, et mõni inimesest kavalam, leidlikum, ma ei tea, arenenum eluvorm poleks meid paigutanud mingisugusesse, ma ei tea, simulatsiooni või mingisugusesse olukorda, kus me tegelikult enese teadmata mõjutame mingisuguseid protsesse kuskil mujal, et see on ju teoreetiliselt täiesti võimalik. Ei ole alust väita või ei ole võimalik tõestada vastupidist. Aga ja, ühesõnaga, kõik, kes tunnevad, et Muteki-Maru võiks neis tekitada mingisuguseid emotsioone, võivad siis seada sammud YouTube'i tema kanalile. Me paneme oma saate kirjeldusse lingi ka. Oota, see on nagu videod sellest, kuidas see kala Pokemoni mängib, on olemas internetis, et sa saad seda vaadata. Videod sellest, okay. Ja see artikkel Kotakus avaldati iseenesest 16. juulil, täna, kui me salvestame, on 25. juuli, nii et praegusest hetkest, salvestamise hetkest 9 päeva tagasi. Ja siis oli veel kirjas, et ta oli seal kogunud endale juba mõned Pokemonid. Ta oli seal, mäng algab sellest, eks ole, et see poiss on seal oma kodus ja ta peab sealt kodust välja saama, ta vist seal räägib vist oma emaga juttu veel alguses ja siis peab saama sealt majast välja, läheb nagu, on võtnud pähe siis hakata Pokemoni treeneriks, ütleb siis kodustele tšau ja läheb neid õue koguma Pokemone. Ja see protsess, see sealt kodust välja saamine võttis Muteki-Marul aega 35 minutit. Ja siis tema järgmine ülesanne oli minna naabrile külla ja minna tervitama naabripoissi, kes oli selle maja teisel korrusel. Aga selleks kulus Muteki-Marul 19 tundi ja 10 minutit. Nii et ja siis veel kulus tal 59 tundi selleks, et jõuda sinna väljale põhimõtteliselt, kust on võimalik üldse leida Pokemone. Nii et vaevaliselt läheb see asi tal, aga võib-olla on see sellepärast, et tal pole õrna aimugi, mida ta teeb. Jah. See võib olla seotud sellega. Huvitav oleks see, kui sinna kõrvale oleks põhimõtteliselt lisaks sellele kalale nagu kontrolliks pandud ka mingisugune selline tõeliselt nagu random sisendit andev pult või just panna kõrvale veel üks mäng, kus pulti ei juhi mitte kala, vaid ongi lihtsalt saadetakse nagu täiesti suvalisi käsklusi ja siis vaadata, et kumb siis
kumb siis nagu varem jõuab, kuigi nii palju, kui ma olen nagu nendest random sisenditest kuulnud, siis väga paljuski kasutataksegi tõeliselt suvaliste numbrite genereerimiseks mingisuguseid looduslikke asju. Sest lõpptulemus on, et ükskõik mis algoritmi sa ka ei disaini selleks, et luua mingit random numbrite järjestust, siis seal on mingi loogika kuskil taga. Ja seetõttu siis ma olen kuulnud, et eriti nagu sellises karmis krüptograafias või kus on nagu tõeliselt nagu suvalisi numbreid vaja, et siis on kasutusele võetud mingid algoritmid, aga siin on juurde liidetud ka näiteks laavalampe. Et need on nagu üks osa sellest sisendist, et see nagu laavalambi nagu liikumine on piisavalt juhuslik, et nagu see aitab nagu siis seda numbri genereerimist veel juhuslikumaks muuta, et võib-olla see kala liikumisega tulenev sisend on isegi juhuslikum kui mingi suvaline juhusliku numbri generaator seal kõrval, eks ole, seda sisendit saatmas, aga see oleks nagu huvitav võrdlus olnud. See on kõige veidram karantiiniprojekt, mis ma sel aastal kuulnud olen, et inimesed teevad igast asju, ma tean, et kes on siin üritanud programmeerimist õppida või ma ise olen omal koduarvuti ümber kujundanud ja kontorilauaga siin tegelenud, omal igast nänni siia peale ostnud. Ja 80 tundi Legend of Zelda Breath of the Wildi mänginud. Aga see on tõesti... Olles teadlik, et sa seda teed. Kõige veidram asi, mida ma olen kuulnud. Ma ei ole kindel, kas see on nagu karantiiniprojekti iseenesest. Nojah, tegelikult on küll ilmselt, sest et vähemalt 9 päeva tagasi veel oli Mutekimaru mänginud seda mängu kokku 676 tundi. Okay. Ühesõnaga, selle artikli avaldamise hetkeks oli ta seda mänginud 676 tundi ja ma vaatan, et see on 28 ööpäeva umbes, nii et mahub küll ilusti siia nagu pandeemia ajaraami. Ma olen sinuga nõus, see on ilmselt kõige veidram pandeemia karantiini projekt, millest me oleme seni kuulnud. Kui keegi on teadlik mõnest veel veidramast projektist, siis andke aga teada lahkesti, aga praeguse seisuga see nii-öelda nagu võtab koogi. Jah. Mul on millegipärast nagu, ma ei tea, mis värk sellega on, aga juba ammu mõjub mulle mingit sorti päästikuna see, kui ma näen, et loomi pannakse tegema midagi või paigutatakse neid mingitesse kontekstidesse, millest neil pole õrna aimugi ja ei saagi olla õrna aimugi. See on kuidagi, midagi on selles nagu nii naljakat ja imelikku. Kas sa oled selliseid asju nagu palju täheldanud, sest ainuke asi, mis nagu mulle pähe tuleb, mis mul endal meeles on, see oli veel päris nagu Twitteri algusaastatel, kui enamus laiemast meediast pidas Twitterit mingiks väga veidraks ja mõttetuks asjaks, et see oli selline nohikute pärusmaa ja siis kõik artiklid, mida Twitteri kohta kirjutati, kuidagi väga nagu tõendasid seda nohiklikkust, nii et mina mäletan lugu mehest, kes pani oma kassile väikese kiibi või ütleme lemmikloomadel ikka paigaldatakse kiip, et oleks kindel, et kellele ta kuulub ja mis tema tervise ajalugu on ja kõik muud sellised asjad. Aga tema oli siis teinud sellise kassi ukse, mis seda kiipi loeb, et iga kord, kui kass tuppa tuleb või välja läheb, et siis see uks nagu registreerib selle ja oli teinud kassile Twitteri konto ja iga kord, kui kass siis tuppa tuli, siis see tweet või see konto nagu saatis välja tweeti, et ma tulin nüüd tuppa nagu kassi alt ja iga kord, kui ta välja läks, siis ta siis ütles, et ma läksin nüüd välja. Et see on nagu ainuke asi, mis mul praegu meelde tuleb selliste loomaprojektidega, millest loomal endal pole sooja ega külma,
aga mis on nagu kuidagi väga meelelahutuslikud, et noh, ütleme väga paljud projektid, kus loomi kasutatakse millekski nagu huvitavaks, aga noh, need kipuvad tihti olema sellised, mille kohta küll ei saa öelda, et loomadel pole neist sooja ega külma, kahjuks väga, väga paljuski kipuvad nad nagu seda looma nagu ära kasutama väga, väga kehvadel viisidel. Aga noh, ma ütlen, et mul on väga võimatu põhimõtteliselt sellele akvaariumikalale nagu kaasa tunda, arvestades, et tema elu absoluutselt ei mõjuta see fakt, et ta juhib ühte arvutimängu. Jaa, noh, et kui siis põhiline kannatus seisneb tal hoopis selles, et see akvaarium on nii pisike, vähemalt sealt pildi pealt tundub see nagu väga, tundub olevat nagu kohutavalt igav elukeskkond ja kohutavalt pisike ka. See on nagu põhiline. Aga selle kõige juures, kui sa küsid, et kas ma olen seda palju märganud ümberringi, et siis tegelikult seda näeb igal pool. Näiteks ühe sellise väga selge näitena meenub mulle sellistel puhkudel see, kuidas me kunagi sõbraga millegipärast meile tegi väga nalja ühe alkoholipoe vaateaken, kuhu oli pandud suur tooniku reklaam ja seal oli see tooniku pudel ja selle pudeli kõrval oli siis üks, ma arvan, et Gepard siis võib-olla, kes vaatas otse kaamerasse, niimoodi nagu elusuuruses Gepard, niimoodi jõllitas, vaatas sulle silma, kui sa sealt alkoholipoest möödusid. Ja lihtsalt see mõte sellest, et kus iganes, ma ei tea, Serengetis oli üks Gepard, keda pildistati või võib-olla mingis loomajas, ma ei tea, või kuskil mujal, aga igal juhul, et mingil hetkel tehti pilti mingist Gepardist ja siis see valgus, mis tema kehalt nagu ära peegeldus sinna kaamera sensorplaadile või kuhu iganes, kuhu see talletus, et see kujutis siis nagu aitab inimestel müüa midagi, mis aitab neil nagu ennast täis juua sisuliselt. Et kuidagi see seos tundub olevat nii see on nii teadmata sellele Gepardile endale, et selles seisneb mingisugune süke, ma ei tea, vonnekutilikult nagu absurdselt nagu kurb naljakas mingisugune tähendus, millele ma ei oska isegi mingit nagu nimetust anda. Et see kuidagi, ja see automaatselt panebki mind mõtlema selle peale, et inimesed võivad olla palju asju, inimesed võivad olla väga rumalad, väga julmad, nad võivad olla ka head ja hoolivad ja nii edasi, aga selle kõige juures on inimestel veel mingisugune süke külg, mida ma ei ole nagu täheldanud muude liikide juures, mis avaldub selles, et inimesed teevad vahel ka täiesti nagu seosetuid ja nagu kasutuid asju lihtsalt sellepärast, et nii on huvitav teha või et tuli süke mõte. Ma ei tea, kas, et kuidagi, ja see kala, kes mängib Pokemoni, on nagu väga hea näide sellest, kuidas inimesed vahel lihtsalt teevad mingeid asju, mis otseselt see Pokemoni mängimine, nagu sa ka ütlesid, see ju sellele kalale liiga ei tee ja see tegelikult selle kala nagu, see ei muuda selle kala otsuseid, see ei muuda tema tundeid, aga kuidagimoodi see mõjutab midagi, mis on temast nii kaugel, et ta ei saaks iial nagu hakata isegi mõtlema selle peale, et ta osaleb mingis Pokemoni mängus, et kuidagi, ja ometi see on nüüd miski, mis nagu, millel mingi trobikond inimesi nagu hoiab üle maailma silma peal, et kuidas tal nüüd on, mitu Pokemoni ta nüüd on korjanud, ja see automaatselt viib mõtted ka sellele, nagu ma juba ütlesin, et millised seosed meid veel ümbritsevad, millest me ei ole teadlikud ja millest me ei saakski mitte kunagi saada teadlikuks, sest need seosed tõenäoliselt ju eksisteerivad ja lihtsalt on kuidagi nagu, ma ei tea, kuidagi nagu mõistust kõditav on mõelda selle võimaluse peale, et neid seoseid saab olla ja tõenäoliselt on veel, mis on meist suuremad ja milles meie mängime mingisugust oma osa ja see pole üldse seotud kuidagi nagu kasulikkusega.
ega mingisuguse nagu jah, otsese nagu vajadusega isegi, vaid on lihtsalt kellegi huvitav mõte. See on sul nii huvitav ja lahe teema püstitus, et ma kujutan ette vähemalt nagu 3 teekonda, kuhu siit võiks edasi minna. Esimene, mida ma kujutan ette, on see gepardi kasutamine reklaamis ja me võiksime siis rääkida sellest, kuidas reklaamindus toimib ja miks loomi väga tihti kasutatakse erinevate asjade müümiseks ja noh, gepard ju samamoodi on näiteks Cheetos on minu jaoks veel random seos nagu veel rohkem suvaline seos toote ja selle looma vahel, et noh, et kui alkohol ja mingisugune suur kiskja tundub veel vähemalt mingisugusel sellisel kultuurilisel nagu lähenemisel loogilisena tunduvad, siis gepard ja juustukrõpsud tundub nagu väga huvitav lähenemine. Aga noh, ma ei tea, kas see on nii väga huvitav teema, siin võiks muidugi rääkida üldse loomade väärkasutamisest ja Netflixi sarjast Tiger King, millest ma olen ainult vaadanud esimest osa, sest ma lihtsalt, ma ei suutnud enam. Ma lihtsalt ei suutnud seda vaata. Teine teema, millest võiksin rääkida, on üldse nagu see inimeste leidlikkus, sest ka minu jaoks on see nagu, ma arvan, üks ägedamaid asju elus. Ma olen ise ka selline inimene, kes tihtilugu nagu teeb asju suuresti lihtsalt sellepärast, et seda on võimalik teha, et mul on mingi loll mõte ja ma lihtsalt nagu tahan katsetada, tahan nagu endale näidata, et see on nagu tehtav või proovitav või lahendatav, et see on nagu nii selline lahe inimese nagu noh, sellest, et meil on nagu selline üldse nagu, kui me räägime mõtlemisest, et mis eristab nagu inimese mõtlemist teiste loomade mõtlemisest ja inimese käitumist teiste loomade käitumisest, et seal neid piire on nagu väga-väga keeruline tõmmata ja noh, ütleme, leida selgust, miks inimesed on ühtemoodi kui teised loomad, aga minu jaoks nagu see inimeste selline nagu viis täiesti suvalisi seoseid luua ja sealt nagu edasi minna ongi nagu täiesti uskumatult äge. Ja seetõttu sellised projektid ka mind nagu väga tõmbavad, et noh, et ma ei tea, kas mul on kuidagi hajusalt meeles mingisugune masin, mille mingi muusik ehitas, kus väikeste nagu kuulikestega, et tal oli siuke suur mingisugune muusika tegemismasin, kus ta väntas mingit ketast, ma kindlasti leian selle video üles ja paneme märkmetesse ka, ma lihtsalt praegu ei tule rohkem meelde, et mingid väikesed metallkuulikesed liikusid läbi selle masina ja siis see masin mängis mingit meloodiat, ütleme, see on täiesti nagu absurdne viis seda ülesannet nagu täita, et masin mängiks ise muusikat, et sul oleks vaja sinna mingit vänta tänapäeval ja sul oleks vaja sinna kuulikesi, mis liiguvad läbi selle masina, aga see on ääretult äge ja see video sai väga populaarseks just seetõttu, et see tõesti nagu püüdiski kinni selle inimeste nagu selle tunde, et maailmas on nagu ägedaid asju lihtsalt võimalik teha ja see, ma usun, nagu laialt inimesi puudutab. Ja siis muidugi kolmas suund, kuhu me võiksime selle vestlusega minna, see on nagu selline metasaade praegu, kus ma räägin, et nagu kuhu me võiksime põhimõtteliselt siit edasi minna, sest neid võimalusi mulle tundus lihtsalt on nii palju. Kolmas... Me saaksime teha choose your own adventure osa. Jah, aga ma arvan, et me ei viitsi seda. Kuulaja ise valib, millist teemat ta siis kuulda tahab. aga kolmas suund, kuhu me saaksime siit minna, on tegelikult kogu see nagu Elon Musk ja teised, kes on nagu rääkinud sellest, et me elame simulatsioonis, et noh, põhimõtteliselt sa ütlesid väga huvitav asja, sa ütlesid, et on asju, mis nagu toimuvad, aga millest me ei saagi teadlikud olla, et on seoseid, millest me ei saa teadlikud olla. See on minu jaoks nagu hästi huvitav asi, sellepärast, et noh, eriti nagu mingites pseudoteaduse teemades inimesed nagu kipuvad rääkima, et on asju, mida teadus ei saa tõendada. Ja noh, teadus teab teaduse piire päris hästi, meil on mitmeid aspekte teaduses, kus on nagu keeruline või isegi nagu võimatu väga spetsiifilisi vastuseid saada, aga siin on nagu minu jaoks hästi oluline aspekt see, et kas see on midagi, mis meid mõjutab, kas see on midagi, millega me saame suhestuda ja kui see on midagi, millega me ei saa suhestuda, millel puudub meile igasugune mõju, siis tegelikult noh, siis seda asja võiks sama hästi mitte olemas olla, ütleme, noh, kui see asi, näiteks see simulatsioon on midagi, millega meil on võimatu suhestuda, siis nagu
noh, seda võiks sama hästi ka mitte eksisteerida, sellepärast et noh, ta ei mõjuta meid mitte kuidagi. Ja siin see kala analoogia ongi väga huvitav, sellepärast et teatud mõttes sellel kalal ei ole võimalik mitte kuidagi detekteerida seda, et ta juhib mingit mängu, et seal väljaspool on nüüd mingisugune nagu puutetundlik plaat, mida ta juhib. Ja ütleme, kui meie elame simulatsioonis, siis samamoodi on meil nagu noh, et kuidas me sellest teada saame, et me elame simulatsioonis. Teatud mõttes, kui see kala oleks näiteks intelligentsem, siis ta võiks nagu märgata võib-olla selle plaadi puhul mingisuguseid muudatusi, ta võiks läbi selle klaasi mõõta asju, noh, nagu tuletada mingisuguseid füüsikalisi omadusi selle plaadi kohta ja sealt välja tuletada, et see on mingi juhtimisseade, tal on mingid omadused, nii et teoreetiliselt ainuke asi, mis piirab selle kala võimet nagu seda teada saada, on tema intellektuaalne võimekus, ta lihtsalt ei suuda neid asju teha. Nüüd, kas inimene ei suuda aru saada, et ta on simulatsioonis selle tõttu, et me ei ole simulatsioonis või selle tõttu, et meil puudub intellektuaalne arusaam, kuidas seda teada saada, et noh, meil ei ole seda võimekust seda detekteerida või siis on seal mingid muud piirangud, mis meid takistavad ja kas need piirangud on ületatavad kunagi või mitte, et see on selles suhtes väga huvitav teema. Nii et ma ei tea, kuhu minna, võib-olla me peaksime tõesti tegema mingi hääletuse, et me lõpetame selle jutu siinkohal ära ja siis kuulajad saavad meile kirjutada ja öelda, et millist vestlust nad järgmises saates tahaksid kuulda. Kas see oleks liiga nagu piinav? Ma arvan, et see oleks lahe, kui me saaksime praegu nagu otse eetris teha hääletuse, siis tagantjärele keegi ei kirjuta. Oleme mitu korda palunud. Ja see on läbi proovitud. Aga millist vestlust sina tahaksid pidada? Mina tahaksin kõiki neid vestlusi pidada ja kuulda, aga ma haaran siin kinni sellest lausejupist, kui sa ütlesid, et kui me seda simulatsiooni või kuidagi seda, kui toimumas on mingisugune protsess, millest me ei ole teadlikud ja ei saakski olla teadlikud, siis sama hästi meie perspektiivist võiks see ka täiesti olemata olla, et selles mõttes see nagu on täiesti nagu siuke mitte toimuv asi. Aga ma ütleks, et siin juures ongi see konks, et kui me juba saame püstitada selle küsimuse, et mis oleks, kui praegu toimuks ka midagi sellist, siis juba mõnes mõttes see protsess, mida me ei saa tajuda või see olukord, millest me ei saagi olla teadlikud, juba muutub mingil määral teadvustatuks, et see idee või see konstruktsioon või kontseptsioon juba kerkib meie teadvuses ja sellisena see mingil määral juba ongi olemas. Et ta on nagu siuke, ta on küll mingisugune nagu küsimus, mida ei saa nagu lahendada või mille nagu tõeväärtust ei saa kuidagi testida, aga see on vähemalt mingisugusel nagu teoreetilisel kujul juba olemas ja sellisena see juba mõjutab meid. Et see on nagu hästi suures osas ju ongi nagu kuidagi inimese eksistents selline üks suur teadmatus. Ja sinu kodus näiteks on poltergeist, mulle tundub, sest et ma nägin, kuidas su nagu see aknakate lihtsalt nagu läks nagu hooga üles niimoodi plaksti praegu su selja taga, ilma et keegi seda puudutanud oleks. Ja ma ei usu, et siin õhuvoolud oleks kuidagi asjaga seotud, ma arvan, et sul on kindlasti poltergeist kodus. Ja näiteks see on midagi, mis nagu paljud inimesed ei usu kummitustesse või poltergeistidesse, ometi on palju inimesi, kes väidavad, et neil on olnud otsest kokkupuudet nendega ja me endiselt ei saa mingisuguste mõõduriistadega või mingite äppidega kuidagi kontrollida, et
milline vaim tegutseb või ei tegutse, aga ometi see kummituse või vaimu kontseptsioon on juba nii sügavalt meie teadvuses ja kultuuris olemas, et sisuliselt võib öelda, et sama hästi, et kui varem oleks öelnud, et sama hästi neid justkui ju ei olekski, siis juba tänu sellele ideele me saame mõelda või kuidagi juba proovida ära nagu, et kuidas on elada teadmisega, et sama hästi nad võiksid ka ju ka olemas olla. Tõmmata su rulood seal üles alla selja taga. Jah, et nüüd meie kuulajad päris ära ei ehmuks see ruloo, see ruloo on mul selline asi, mis kipub lahti hüppama, jah, see ei ole õhuvooludega seotud, see on seotud kuumuse paisumise ja liimi erineva mõjuga eri temperatuuridel, sest nagu ma rääkisin, mul kipub, eks ole, siin kodus jube palavaks minema, see on katuseaken, katus kipub päikesepaistel küllaltki soojaks minema ja selleks, et see soojus mulle pidevalt selga ei paistaks, siis ma panen selle nii-öelda ruloo kinni. Aga kuna ta ei hoia nagu hästi kinni, kuna metall kipub soojenedes paisuma ja need klambrid on suhteliselt nõrgad, siis ma tavaliselt teibin ta kinni ja nüüd see teip suudab mingisugune umbes, olenevalt kuumusest, ma ei tea, 10-12 tundi teda kinni hoida, kuni ta lahti sulab ja lahti lendab, et see oli siis see, mida sa nägid, see nii-öelda poltergeist. Siin, ma ei tea, kas sa oled kunagi juhtunud lugema sellist autorit nagu Carl Sagan, ma tean, et me oleme temast rääkinud ja Neil deGrasse Tyson kindlasti on teda oma raamatutes maininud ja sari Cosmos, millest siis nagu uue versiooni tegi Neil deGrasse Tyson, on tegelikult esialgu Carl Sagani sari, ma ei tea, kas sa oled seda lugenud? Ei ole veel hakanud tegelema Carl Sagani pärandiga, aga just nimelt Tysoni raamatutest on see nimi meelde jäänud ja Carl Saganil on, eks ole, see ilus mõttekilluke selle kohta, kuidas planeet Maa paistab kaugelt kosmosest lihtsalt imetillukese sinise täpina. Et kui uskumatu see on, et selle täpi peale mahub kogu inimajaloo ilu ja traagika, kõik, mida me teame ja mis meil veel avastada on, see kõik mahub sinna selle täpikese peale, et kui uskumatu see on. Et see tähelepanek, ma tean, pärineb temalt ja ma olen isegi mõelnud, et ma natuke tahaks selle mõttekillukese pärast endale tätoveerida pisikest täppi keha peale, mis seda meenutaks, aga samas mul ongi sellised mustad täpikesed on nagu käe peal sünnimärkideks, nii et ma ei tea, kas mul on vaja nagu juurde täppe, võib-olla ma võin lihtsalt loomulikud tätoveeringud on olemas juba. Jaa, et ma võin ümber kontseptualiseerida oma juba olemasolevad sünnimärgid. Tema on kirjutanud ühe sellise raamatu, mida ma täitsa julgen soovitada, nagu The Demon Haunted World, ehk siis eesti keeles on see tõlgitud vist kui teemonitest vaevatud maailm. Ta on eesti keeles täitsa olemas, mina lugesin teda üldsegi vist eesti keeles, kui ma praegu õigesti mäletan. Ja miks ma selle nagu välja praegu toon, on see, et see mõte, mille sa tõid, on nagu huvitav, et kui miski asi isegi ei saa meid kuidagi füüsiliselt mõjutada, siis see nii-öelda memeetiline pool, see, et ta eksisteerib mõttena, mõtted suudavad, eks ole, liikuda edasi nagu nakkushaigus, nad saavad liikuda ühelt inimeselt teisele, mida tugevam, võimsam, parem mõte, seda edukamalt ta levib, mida levivam mõte, seda rohkem ta levib, et see on nagu väga huvitav aspekt, aga minu jaoks see nagu jõuab tagasi või jõuab nagu paljuski sinna, et nagu see, mis mind huvitab, on see, et kas seal on ka mingisugune füüsilises maailmas eksisteeriv nagu link, sellepärast et meemid on, me teame seda interneti maailmast nagu täna paremini kui kunagi varem, sest internet on meemide ideaalne levimiskoht ja muteerija, et nagu see levik muteerib neid mõtteid nii palju, et nad muutuvad nagu lõpuks nagu
täiesti eristuvateks, et nad nagu kaotavad oma selle esialgse nagu seose peaaegu täielikult ära. Ja Demon Haunted World räägib sellest, seal on teisi teemasid ka, aga ta toob välja selle sama kummituste aspekti. Et kuidas nagu, kuidas inimesed usuvad kummitustesse, olenemata sellest, et tegelikult me ei ole suutnud nagu leida mitte mingeid tõendeid kunagi, et selline asi saaks üldse olla võimalik. Ja ta nagu toob seda väga huvitavalt just sellesse seosesse, et see kummitus või mis iganes see nii-öelda kauge hirm on nii sõltuv sellest, milline see kultuur meie ümber on. Kunagi kardeti, ma ei tea, mis see eestikeelne sõna on, aga mingid succubus ja mingid siuksed teemonid, millest, eks ole, räägiti tollaajastes nii-öelda hirmulugudest. Inimesed kartsid, et tulevad mingid teemonid nende magamistuppa, kui nad magavad ja röövivad nad ära või teevad nendega midagi halba. Siis kardeti kummitusi, kardeti nõidu ja mingil ajaperioodil need kõik lood asendusid tulnukatega, sest nüüd oli kosmos oli teema, räägiti sellest, et kosmoses võib mingi elu olla ja kõik need hirmulood, et selle asemel, et sa ärkaksid üles öösel ja sa nägid, eks ole, kummitusi või teemoneid, siis need lood asendusid sellega, et sa näed tulnukaid. Nii et minu jaoks nagu see kultuuriline maailm on selles suhtes nagu eraldiseisev. Loomulikult ta mõjutab meid. See fakt, et me räägime tulnukatest kui olenditest, mis meid külastavad ja võivad meid mõjutada, mõjutab meie käitumist. See mõjutab inimeste käitumist, kes seda tõsiselt usuvad ja see mõjutab ka nende käitumist, kes sellesse üldse ei usu ja tahavad seda kuidagi ümber lükata või mitte. See mõjutab seda kultuurilist diskussiooni, see mõjutab seda memeetikat. Aga kuna mingil hetkel võib siis nagu sisse tuua tõestused, me ei ole saanud tulnukaid, kummitusi, teemaneid või mida iganes nagu kunagi päriselt tõestada, sest nad on tõestamatud, et nad oskavad kuidagi nii olla, et neil puudub igasugune interaktsioon meiega, mida me saaksime mõõta, et siis mina ütleks selle koha pealt, et siis nad oleks justkui olematud, et siis nad ongi puhas memeetika, ta on lihtsalt midagi, mille me mõtleme välja ja tal tegelikku nagu sellist seost päris maailmaga muud ei ole, kui et see kõik toimub meie peades. Ma keerutasin nagu hullult seda teemat, nüüd ma ei ole isegi kindel, kas see nagu oli selge ja arusaadav, aga see on nagu see mõte, mis minul sellega tekib. Mina olen alati nagu hästi selline füüsilises maailmas kinni. Minu jaoks see nagu, kui keegi ütleb, et miski eksisteerib, siis minu jaoks küsimus on kohe selles, et kuidas seda mõõta, kuidas seda tõendada, kuidas seda nagu selgitada ja kui siis see vastus on see, et ei olegi mõõdetav, ei olegi tõendatav, siis minu jaoks seda asja justkui ei eksisteerigi, sest kui ta ei ole mõõdetav, järelikult tal ei ole minuga mitte mingit seost, järelikult ta võiks nagu mitte olla. Ühesõnaga, kõik, mis me tegelikult tahtsime öelda, oli see, et Jaapanis üks kala mängib Pokemoni ja elage talle kaasa. Elage talle kaasa. Ma loodan, et ta jõuab kord lõpubossini ja võidab. Ma sattusin üks õhtu YouTube'is, nagu ikka need YouTube õhtud, eks ole, on, et võtad ühe video ette ja satud teise video otsa ja siis kolmanda video otsa ja kuidagi niimoodi sellises lõpmatusse auku järjest rohkem sügavnedes. Kas auku sügavnetakse? Sügavnedes, super. Kukkudes. Kõik sinu keeleuuenduse rubriigi fännid rõõmustasid praegu, sest neile kukkus veel üks kingitus sinna kingikorvi. Jah, ühesõnaga. Ma sattusin ühe kanali otsa, mida peab selline YouTuber nagu Dylan Tallchief. Ma ei ole talt rohkem videosid vaadanud, aga tal oli selline video nagu How to Eurodance / Europop. Ja ma ei suutnud nagu vastu panna soovile sellele nupule vajutada. Sest kuigi ma pean ausalt ütlema, et on vähe muusikastiile, mida ma kannataks vähem. Kuidas seda nagu, ütleme, sõnastame selle nagu normaalne inimene räägib nüüd ümber, et siis on aru saada ka. Ma ei kannata absoluutselt europoppi või eurodiskot või eurodance'i või kuidas iganes seda nagu muusikastiili nimetatakse. Ma ei talu seda on nagu vastik kuulata. Minu jaoks on see nagu selline see puurib mulle pähe.
see, noh, ütleme, kui te praegu kuulajatena ei tea, mis asi on Eurodance või Europop ja ma ei kujuta ette, kuidas te seda ei tea, aga kui ma nimetan mõned siuksed suuremad Europopi hitid, siis teil kohe kindlasti nagu see stiil ja see sound nagu kangastub. Blue Dabadida-Bada näiteks selline lugu, mäletate, kunagi oli ansambel Eiffel 65. Nemad kusjuures oma plaadiga Europop nagu panid ka sellele žanrile nagu või suunale isegi nagu teatud mõttes nime. Aga Venga Boys on ka selline väga hea näide sellisest Europopist. Või siis üks sellisemaid nagu levinumaid Europopi meeme oli siis Crazy Frog looga Axel F, mis oli siis kunagisest Beverly Hillsi Võmmi soundtrackist siis tehtud selline Europop remix. Et noh, nagu, või Dragostadin Day, mulle isegi ei tule praegu meelde, mis selle ansambli nimi oli, kes tegi sellise loo nagu Dragostadin Day, aga noh, ma arvan, et kui ma hakkan laulma Numa hei, siis kõik saavad aru, mis looga, eks ole, tegu on. Mulle kohe, saad aru, murdosa sekundiga kangastus mingisugune mälestus sellest, kuidas ma astun mingisugusel põrandal, mis nagu kleepub ja naksub, sest et keegi on sinna eelmisel ööl siidrit valanud ja ma olen mingisuguses rõvedas läppunud keskkonnas, mis ei ole võib-olla väga erinev sauna eesruumist näiteks. Ja miks ma sellele videole vajutasin, kui minu nagu emotsioonid on selle muusika suhtes sellised väga, väga negatiivsed, on see, et ma tahtsin aru saada, miks Europop on. Miks ta eksisteerib ja miks ta nii populaarne on, miks ta nii edukas on, sellepärast, et noh, ta tundub nagu teatud mõttes isegi novelty muusika, ma ei tea, mis see eestikeelne sõna on, või siuke nagu pilamuusika teatud mõttes, et on kindlasti artiste, kes teevad seda nagu täie tõsidusega, aga see on peaaegu eristamatu sellest Europopist, mida tehakse mitte täie tõsidusega, vaid nagu isegi meelega nalja pärast või meelega mingi siukse nagu, noh, me oleme täna rääkinud varem ka meemidest, et tehaksegi nagu reaalselt meemi pärast. Kas see Crazy Frog, selle multika tegelasega on ju ilmselgelt nagu siuke, noh, teatud mõttes pulli viskamine või Dr. Bombay oma kunagiste hittidega Taxi Driver Man ja Rice and Curry, et noh, need ei ole nagu, noh, ilmselgelt see artist saab ise ka aru, et see, mis ta teeb, on noh, nagu, noh, see on nagu pulli tegemine, on ju. Aga see nagu ei loe. Ma arvan, et siin ongi asjakohane mainida värsket komöödiafilmi Will Ferrelliga peaosas, mis räägib Eurovisioonist. Selle pealkiri ongi Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Kõik Netflixi kasutajad vast on näinud selle filmi nii-öelda kaanepilti vähemalt, sest et seda pushiti seal päris. Ma ei ole sinna julgenud vajutada ausalt öeldes. No ma korraks vaatasin seda, lõpuni ei jaksanud vaadata, aga miks ma seda mainin, ongi sellepärast, et seal filmis tehakse ju ka Europopi naljaga pooleks, aga ometi see kõlab nii õigesti, et kui seda poleks paigutatud sinna komöödiafilmi konteksti, siis tegelikult need lood oleksid täiesti adekvaatsed Europopi lood mingisuguses suva pubi playlistis taustamuusikana. Ehk siis jah, nagu sa ütlesid, seal ei ole võimalik tegelikult otseselt aru saada, et tegu on naljaga. Sa saad aru, et tegu on naljaga ainult sellepärast, et sa näed nende tegelaste totakaid nägusid, neid natuke üle võlli, ma ei tea, kostüüme või kogu seda stilistikat ja võib-olla seda pisut üle võlli nagu stiiliga selles loo kirjutamises või midagi. Äkki ma peaksin seda ikkagi vaatama? Võib-olla, ma ei tea, olen kuulnud, et pole viga, noh, et on siuke nagu vaadatav siuke komöödiafilm, milles võid ruttu ka ära unustada, aga noh, et natuke saab naerda ka, kui sa oled Eurovisiooni näinud ja tajud seda huumorit seal. Minu jaoks nagu Europopi puhul see põhiline müstika, mis mind siiamaani ikkagi vaevab peas ja miks ma seda videot hakkasin vaatama ja miks
miks ma pärast seda, nagu ma meie live saates mainisin, et kuulasin palju Venga Boysi ja Bass Hunterit ja muid siukseid nagu artiste, on see, et ma nagu püüdsin aru saada, et miks see muusika on nagu ta on, sellepärast, et kui sa mõtled nagu see muusika on nagu kohutavalt lihtne. Tegelikult sul on vaja ainult nagu 2 asja. Sul on vaja sellist nagu 4 on the floor tüüpi beati, mis on põhimõtteliselt 4/4, eks ole, sul on igal löögil on basstrumm ja iga ütleme siis 4/4, eks ole, sul on iga 4. löök on basstrumm ja iga teine löök nagu lööb kaasa mingisuguse soolotrummi või plaksu, eks ole, et siuke õnts, eks ole, muusika, siuke väga lihtne beat. Ja siis sul on vaja mingisugust vaiba kloppimise beat, eks ole. Ja siis on sul sinna juurde vaja mingit väga sellist kummitava jäävat meloodiat ja kõik. Sul põhimõtteliselt see muusika nagu ei sisalda palju rohkem komplekssust. Ja kui vaadata nagu neid näiteid, et et nagu, ma ei tea, mulle vähemalt tundub, et enamus nagu pullilaulud või lollid laulud, mis on saanud nagu kohutavalt populaarseks, on kõik nagu täpselt selle sama nagu sellise põhja peale ehitatud. Europop ongi nagu mingisugune paroodia muusika, mida siis korra vahel on keegi üritanud teha nagu tõsiselt. Ja ma nagu ei saa aru, et kuidas see muusika saab olla korraga nii edukas ja hea ja nii nagu sitt ühe korraga. Et ma lihtsalt, see nagu ei mahu mulle pähe, sest ma ei tea, kas sa oled kunagi kuulnud sellist lugu Eestis nagu Mul on Bemmil uued kummid? Absoluutselt. Eks ole, sa oled seda, ja kuidas on see võimalik, et sa oled seda lugu kuulnud? See, kui nagu normaalselt nagu toimivas maailmas, see lugu ei oleks jõudnud kuhugi, seal ei ole mitte midagi muud kui see vaiba kloppimisbeat ja mingi tüüp, kes laulab peale Mul on Bemmil uued kummid. Aga ometi see töötab ja see töötab nii palju, et sellel on 12 aastaga 6,3 miljonit vaatamist YouTube'is. Eestlasi üldse on 1, midagi miljonit. Kes seda vaatab? Oota, mida? Millel on 1, midagi miljonit? Sellel Bemmil, eestlasi üldse on maailmas, eks ole, 1, midagi miljonit. Selles mõttes, ja. Kes see vaatab seda? Ja et selles suhtes on nagu või Kummipea, kuigi ma hakkasin aru saama, et ma ei tea, kas seda lugu sa ka oled, eks ole, sul on väike laps, ma eeldan. Jaa, Ivo, see on kohutav, see on nagu, ja see tuleb lastega kaasa. Ka seda ma vaatan, on 6,3 miljonit korda vaadatud. See tundub olevat mingi number, kuhu kõik sellised Europopi nagu paroodia hitid jõuavad, aga kuigi nüüd, kui ma nagu hakkasin seda uurima, siis tundub, et see on mingi lugu, mida on mitmesse keelde nagu tõlgitud, et see ei ole ainult lihtsalt mingi Eesti tüüp, kes nagu tegi mingi lolli loo, vaid see ongi mingisugune globaalne fenomen, mis jõuab kuidagi igasse keelde. Ja ma ei tea, et see oleks nagu Eestist alguse saanud. Jah, see vist on siuke nagu natuke isegi nagu targem viirus, mis nagu leiab tee nagu erinevatesse keeltesse ka. Aga see on minu jaoks nagu täiesti uskumatu, sest nii palju, kui ma ka täiesti siiralt ütleks, et ma ei kannata seda muusikat, siis kui kuskil hakkab mängima nagu Nuuma hei, Dragostadin Day, siis ma tahan kaasa laulda. See nagu veab mind, see on nagu viirus majule, mis nagu aktiveerub. Ma ei tea, kas see on seotud sellega, et kui ma kasvasin üles, siis Venga Boys oli mingi hull pop teema ja tegelikult tol hetkel nagu Europopil oli mingi väga suur tõus ja see oli nagu põhiline popmuusika raadiotest üldse, et kas minu jaoks on ta lihtsalt puhas nostalgia või lihtsalt see nagu muusika oma sellises lihtsuses ja sellisele nagu viiruslikule levikule ülesehituses ongi lihtsalt selline, et ta lihtsalt suudabki inimeste mõistused nagu üle võtta. Ma ei tea, aga see on minu jaoks, see on müstiline muusika, see on maagiline muusika teatud mõttes. Ma kasutan sõnu, mida ma ei kasuta nagu ratsionaalses diskussioonis praegu, eks ole. Et ma ei tea. Ja siis on Bass Hunter, eks ole. Kas sa tead Bass Hunterit? See on üks Rootsi artist, mis ei üllata kedagi. No ma ilmselt tean seda, aga praegu ei meenu, mida Bass Hunter on teinud. Nende kõige kuulsam lugu ilmselt on Dota. Kas sa tead, mis lugu või mis mäng on Dota? See oli üks siuke, see on nagu siuke mitte World of Warcraft, vaid Warcraft 3-st välja kasvanud siis selline tiimipõhine võitlusmäng või siis siuke nagu... Dotat mainitakse siin ja seal muud kui, aga praegu guugeldades näen, et siis nagu Defense of the Ancients on siis
no ta on nagu, põhimõtteliselt ta esialgu oli nagu Warcraft 3 mood, aga ta kasvas välja nagu eraldi žanriks ja see žanr sai väga-väga populaarseks siis arvuti nagu siis e-spordis nagu põhimõtteliselt. Mina ei ole kunagi ise nagu seda tüüpi mängude nagu fänn olnud, aga ühesõnaga see oli nagu mingi osa internetikultuurist, mis oli 2000-ndatel ülioluline. Ja Base Hunter kirjutas siis loo nimega Dota, kus põhimõtteliselt Visitor Harry Venteno speela lite Dota oli nagu kogu see nagu põhi sõnum selles laulus, et me istume nagu chatis ja mängime Dotat. Okay. Ja kui ma hakkasin nagu uurima, sest see oli ainuke lugu Base Hunterilt, mida ma üldse olin kunagi teadnud, aga ma hakkasin nagu uurima natuke selle artisti kohta ja tuleb välja, et Base Hunter lihtsalt on nagu võtnud kogu internetikultuuri, mis oli temal ajal nagu pop ja selle kuidagi nagu pulli mõttes keeranud kokku Europop lugudeks. Ja ma ei kujuta ette paremat nagu segastest asjadest kui see, et sa võtad nagu internetikultuuri ja keerad selle kuidagi kokku nagu Europop sellisteks nagu saasta hittideks. ja see on täiesti uskumatu, et nende teine hitt on Botten Anna. See kõik on nagu loogilisem, kui sa rootsi keelt räägid, sellepärast, et tõesti paljud ma ei tea, kas kõik või osad, igatahes paljud on rootsikeelsed. Ja Botten Anna räägib põhimõtteliselt tema IRC chatis, tema kanalis oli üks bot, kelle nimi oli Anna, kes tuli välja, et tegelikult see ei olnudki bot, vaid see oli päris inimene. see on nagu selle loo sisu. Ja see, et sa saad nagu teha rahvusvahelise hitt-tantsuloo, mis räägib sellest, et sul on jututoas bot, on minu jaoks nagu uskumatu. Ma ei tea, millest Dragostad in Day räägib, võib-olla see on ka mingi täiesti uskumatu asi, mis ei ole üldse kuidagi ratsionaalne või loogiline, aga ma peaks tegelikult guugeldama, millest räägib Dragostad in Day. Sorry, ma olen kuhugi auku meid kaevanud siin. Ei, see on väga hea auk, millest ennast leida ja ma tahan erinevaid asju öelda selle peale. Alustuseks, enne kui ma unustan, ma tahaks öelda seda, et ma just eile juhtusin vaatama sellist stand-up komedi ma ei tea, mis see normaalne sõna on eesti keeles nagu esinemist? Püstijalakomöödia. Nagu no igal juhul, et selline koomik nagu Fred Armisen, keda Portlandia fännid näiteks võiksid teada või ka inimesed, kes vaatavad vahel SNL-i, et seda on seal sketšides üles astunud. Fred Armisen tegi aastal 2018 sellise stand-upi või püstijalakomöödia kava, mille pealkiri oli Stand Up for Drummers ja ta vähemalt selles üles filmitud show's etendabki seda siis ainult trummaritele, et on saalitäis trummareid ja tal on endal seal ka mitu erinevat trummikomplekti ja see on üks nagu jah, kahtlemata üks spetsiifilisema teemavalikuga stand-upi kavasid, mida ma olen elu sees kuulanud ja näinud. Ja mulle väga kuidagi meeldis see ajas mind väga naerma. Eile, kui ma seda vaatasin, väga soovitan seda sulle ka, Stand Up for Drummers. Paneme lingi saate kirjeldusse ka, et seal kuidagi ta räägib nagu ka erinevatest muusikastiilidest ja natuke sarnaselt sellega, mismoodi sina rääkisid Europopist praegu. Ta küll minu meelest Europopi seal ei maininud, küll aga ta räägib seal jazzist ja bluesist ja siis süksest nagu šlaagrilikust muusikast ja ühesõnaga veel erinevatest muusikastiilidest ja räägib sellest, et mis tunne tal tekib, kui ta neid erinevaid žanreid kuuleb või kuulama satub ja see on kuidagi väga nagu, ta teeb mingeid nii naljakaid tähelepanekuid selle kohta, kuidas erinevad muusikastiilid nagu toimivad ja mõjuvad ja räägib ka siis väga palju trummari elu spetsiifikast ja kuidagi üldse nagu trummi mängimistehnikast ja mingitest nagu naljakatest tahkudest
kogu selle temaatika juures, nii et ma väga soovitan sulle seda, Fred Armisen, Stand Up for Drummers. Aga lisaks mulle tundub ka, et kuidagi, et see, mis sa välja tõid, et see Europop on justkui nagu, et see on korraga väga nagu eemale tõukav muusikastiil, noh, see on ka maitse asi ja on kindlasti palju inimesi, kes nagu noh, tõeliselt naudivad seda, kellel reaalselt hakkab hea, kui nad kuulevad sellist muusikat. Mina nende sekka ei kuulu, mind ka pigem nagu ärritab see stiil, aga ma ikkagi väga fännasin Eiffel 65, kui nad ilmusid maailma muusika areenile ja kuidagi Blue oli vägagi minu suvehitt, mis iganes aastal see siis välja tuli, pakun, et 97 äkki, ma guugeldan, Eiffel 65 Blue. See oli siis aastal 99, tundub. Et jah, 15-aastasena see oli nagu kuidagi võttis väga hästi kokku mu Lõuna-Eestis veedetud suve. Aga jah, et see on kuidagi korraga nagu vastik ja samas selline nagu järeleandmatu või selline, et sa ei saa sellest enam lahti, meeldigu see sulle või mitte. See teeb sellest tõesti mingisuguse väga veidra kultuurilise nähtuse, mis paneb ikkagi mõtlema ka sellele, et ajaloos on palju olnud näiteid sellest, kuidas nii-öelda nagu, et nagu rahvakultuur ühest küljest on süke natuke nagu süke nagu halva maitse kants, on ju, et see on nagu see, kus siis pööbel nagu püherdab mudas ja samal ajal siis nagu haritumad ja rafineeritumad isikud siis kirtsutavad nina ja lähevad oma salongi arutama nagu peenemaid küsimusi ja kuulama peenemaid viise. Et selle kõige juures kuidagi rahvakultuur lõpuks tagasi vaadates alati on väga huvitav. Et kindlasti oleks väga huvitav ju nagu teada, mis oli nagu mainstream enne seda, kui meil üldse sai tekkida nagu selline mõiste nagu mainstream. Noh, et enne seda, kui me saime näiteks, ma ei tea, salvestada muusikat või salvestada pilte või liikuvaid pilte. Et enne internetti ja enne kõike seda olid ju ka omad trendid ikkagi olemas, kuigi seda sõna trend ilmselt nagu ei kasutata, vähemalt mitte nii nagu tänapäeval. Ja tagantjärele on see kõik väga huvitav, selline nagu, ma ei tea, kultuuriantropoloogiline materjal, et sellest vaatevinklist on ilmselt nagu see halb muusika ikkagi nagu väga oluline osa meie ajastust ja see räägib meie ajast ilmselt nagu rohkem, kui me isegi tahaksime seda endale tunnistada, sest et natuke piinlik on olla defineeritud millegi nii nagu millegi nii nagu puise poolt põhimõtteliselt, aga see ei ole meie valida lõppkokkuvõttes, mismoodi meid tulevikus nähakse ja rahvakultuur ikkagi on alati ajaloo ja kultuuride uurijate suur selline nagu huviobjekt. Et ma ei tea, mida ma selle kõige juures nagu öelda tahan, ongi vist see, et sageli on just rahvakultuurile või kuidagi nagu rahvale kuuluv looming see, mis lõpuks jääb kestma. See on hästi nagu nõme asi, millega nagu kuidagi leppida, kui sa sellest nii väga hoolid, muidugi, eeldusel, et sa sellest üldse nii palju hoolid. Aga ühesõnaga, lühidalt kokkuvõttes mulle tundub, et Europop on selgelt meie ajastu märk, mitte ainus meie ajastu märk, aga üks märkidest ja paraku see võib jääda kestma nagu kauemaks, kui me tahaksime arvatagi. See võib jääda kestma kauemaks kui mingisugused tõeliselt head muusikalised saavutused, mida me praegu kõrgelt hindame. See on teatud mõttes mu aju natuke katki teinud kogu see
kogu see mõtlemine selle Europopi peale, sellepärast et ma ei saa aru, kas ma lihtsalt nagu tahan olla mingisugune ülbe inimene, kes nagu hindab ainult kõrgkultuuri ja seetõttu nagu ma räägin, et Europop on nagu sitt muusika ja ei ole nagu väärt seda nagu headust, et ta on nii nagu võimsalt nakkav ja edukas. Et noh, nagu kui ma oleksin ausam ja siiram, siis ma võib-olla lihtsalt peaksin ütlema, et see ongi hea, et see, need tema nagu sellised edukad omadused näitab, et ta ongi nagu hea muusika. Aga noh, sest tegelikult noh, kui ma näiteks pesen nõusid ja mul hakkab peas kummitama boom, 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 I want you in my room, siis see on nagu nauditav. Noh, nagu, sest see on nagu selline nagu äge hetk, et noh, nagu peas hakkab mingi siuke mõnus nagu popilaul nagu mängima ja see hakkab kummitama või ma ei tea, mis iganes nagu numa hei. Et see on nagu lahe. Aga teisest küljest ma ei saa ikkagi öelda, et ma naudin seda muusikat, sellepärast, et kui ma olen nüüd üritanud kuulata seda muusikat, nagu päriselt panna need lood nagu mängima, siis tuleb välja, et ma tegelikult ei suuda kuulata neid. Mul ei ole nagu huvitav Europopi kuulata. Need lood, ma ei tea, ma proovisin Vengapoisi nagu kuulata terve loo lõpuni, aga ma ei olnud nagu võimeline seda tegemast. Ma kaotasin huvi selle loo vastu ära, kui jätta see nagu refrään kõrval. Et nagu mul on siuke tunneta nagu see osa, mis suudab su ajusse nagu ennast sisse puurida, on nii võimekas, et ta nagu jätab sellise ülihea nagu koha endale selle ajus sisse ja tekitab seda nostalgiat ja tekitab seda, et see lugu nagu levib, aga tegelikult jällegi selles muusikas nagu puuduvad nagu väga paljud need osad, mis tegelikult minu jaoks muusika nauditavaks ja huvitavaks teevad. Et minu jaoks nagu see dilemma nende kahe poole vahel on kuidagi nii raskesti lahendatav ja võib-olla see ei peagi lahendama, võib-olla mõlemat nagu arvamust korraga hoida on täiesti adekvaatne ja mul ei pea olema nagu mingisugust nagu normaliseerunud arvamust sellest kõigest, et noh, ma võin seda korraga nii nautida kui mitte kannatada. Ja ma arvan ka, et see ongi see lahendus, lihtsalt leppida sellega, et vastukäivad tunded ja mõtted jäävadki selle teema suhtes sind mõjutama. Et jaa, kuidagi või positsioneerima. Et kuidagi mul näiteks ülikoolis oli selline õppejõud, kes on antropoloog ja ta käib ja salvestab erinevate kultuuride selliseid nagu elukeskkonna helisid, erinevate kultuuride elukeskkondade kõla ja see ongi see, mida ma silmas pean nagu, kui ma viitan sellele Europopile ka kui mingile nagu rahvakultuuri osale, et siin ei ole nagu oluline enam see, et kas see on hea või halb. Siin saab seda vaadata ka lihtsalt niimoodi, et see on. Et kui me käime ringi, kui sa viibid siin kultuuriruumis, siis paratamatult Europop või nii-öelda see nagu vaiba kloppimine kui selline, et see on kuidagi justkui nagu tulnud, et jääda, no muidugi kõik muutub ja trendid muutuvad, et see ei jää nagu igaveseks, aga see on olnud ikkagi nagu sellest ajast peale, kui elektroonilist muusikat hakati tegema ja kui see jõudis nagu jõusaalidesse ja aeroobikasaalidesse ja tantsuklubidesse ja ma ei tea, vabaõhufestivalidele, sellest ajast peale see pole nagu hääbumise märke välja näidanud ja sellest on saanud meie kultuuri tausta muusika tegelikult. Et kui sa lähed tanklasse või jõusaali või ostukeskusesse ja sa kuuled seda sama playlisti igal pool, siis järelikult see on see, mis nagu domineerib. See on see, mis on see nagu standard taustamuusika selles kultuuriruumis, meeldigu see sulle või mitte. Ja sellisena on seda ikkagi nagu huvitav arvesse võtta isegi niimoodi
ma ei tea, kas nagu päris hinnanguvabalt saab seda nagu arvesse võtta, noh, sa saad seda teadvustada hinnanguvabalt, et see on see, mis nagu domineerib. Aga noh, see ei pea sulle meeldima ja see ei tähenda, et sa peaksid kuidagi siis nagu mitte kuulama seda, mis sulle tõeliselt meeldib või midagi. Aga noh, fakt on see, et kui üks antropoloog käib meie kultuuriruumis ringi ja salvestab meie elukeskkonna helisid ja kõla, siis pigem seal ei jää domineerima Arvo Pärt. et selleks, et kuulda Arvo Pärti, ta peab minema nagu, ta peab väga teadlikult valima mingisuguse paigakese, kuhu minna, kus mingil teatud kuupäeval, teatud kellaajal siis keegi teeb Arvo Pärdi elava esituse või siis mängib seda oma toakeses siis mingisugusest, mingilt helikandjalt, et see kindlasti ei ole mainstream, see ei ole see, mis tavaliselt kõlab igal pool. Ma ei tea, kuhu siit edasi minna, nagu see on jälle huvitav teema. Kuidas sa mainisid seda koomikut ja sellest, et ta rääkis šlaagrimuusikast. Šlaagrimuusika, ma ei oska seda isegi korralikult hääldada, mul on erinevate S-idega alati keeruline. Šlaagrimuusika, eks ole. Kuidas sina defineerid šlaagrimuusikat? Mis see sinu jaoks on? Kuidas see kõlab? Õliselt ja jälle nagu läppunult, et mul tuleb siuke nagu, no kohe tuleb mingisugune saksa kultuuri siuke stereotüüpne, ma ei tea, karikatuur tuleb nagu silme ette, et on põlvpükstes mingisugune nagu lõbus siuke traksides sell, kes tahab kellegi Helga endaga tantsima võtta ja kõigil on hapukapsas hammaste vahel ja kõik on õllest purjus. Aga mis instrumendid mängivad? No lõõts ja ma ei tea siis, mis veel, lõõts annab värvi nagu peamiselt. Okei. Minul on... Miks sa seda küsid? Sellepärast, et mina olin väga pikalt valesti aru saanud sellest, mida tähendab šlaagrimuusika. Mina arvasin, ja lõõtspill on nagu väga, või akordion on väga nagu siuke hea sõna ka sellele, mida mina oma peas ette kujutsin, või minu jaoks ta oli nagu see muusika, mis käib kaasas iga kord, kui ma ei tea, Kanal 2 reporter näitab klippe õllefestivalidest. et seal on nagu puhkpillid, see on nagu puhkpilli ansambel, seal on selline umpa rütm, eks ole, ja sellised nagu rahvalikud meloodiad. Ja kui ma Rootsi läksin ja sattusin mõnele sellisele külapeole või isegi pulma, siis Rootsis selliste pidudega käib alati kaasas šlaagrimuusika kuulamine. Ma ei saanud aru, et issand, miks nad tahavad sellist muusikat kuulata. Ja siis pandi see muusika peale ja tuli välja, et see oli selline tüüpiline 80-ndate pop-ballaadid. Ma ei tea, Anne Veski. ja mina tuli välja, et olingi täielikult valesti aru saanud, mida tähendab šlaagrimuusika. Sellepärast, et tuleb välja, et see ongi, põhimõtteliselt on ta nagu europopilaadne asi, siuke üle Euroopa levinud nagu selline pop-rock muusika, aga see on selline ballaadilikum, hästi sentimentaalne, armastusest rääkiv muusika. Põhimõtteliselt kujutad ette nagu vanakooli Eurovisiooni. Ja see nagu kirjeldab väga hästi, mis asi on šlaager. Ja minul oli täpselt samamoodi lihtsalt nagu see muusika peas, millega Kanal 2 reporter näitab Oktoberfesti. ei, see on nagu jaa. ma lihtsalt, mul oli huvitav teada, et kas ma olen ainus, kellel on millegi pärast see nagu seos peas või on see nagu levinum. Aga tundub, et rootslased on nagu šlaagri osas hoopis teisele arvamusele. Hiljem, kui ma olen selle kohta lugenud, siis tuleb välja, et nagu muu Euroopa kirjeldab seda pigem nagu selline jutumärkides vanakooli sentimentaalne muusika. Selles Stand Up for Drummers komöödia shows Fred Armisen ei nimetanud seda žanrit otseselt šlaagriks küll, tal oli mingisugune teine nimetus seal käibel, mida ma polnud elu sees kuulnud, aga see kõlas nagu šlaager minu kõrvadele. Et ja ma ei tea, et noh, nii ongi vaata, olles üles kasvanud siukse nagu alternatiivsete huvidega noorena,
ja olles sellepärast nagu ära põlanud kõik rahvaliku ja popi, on mul muidugi nagu naljakas nüüd öelda, et see kõik on mõnes mõttes ka kuidagi oluline ikkagi kultuuriliselt või et sellel on mingisugune väärtus, aga jah, noh, ka šlaagri puhul on ju selge, et kas sa soovid seda või ei soovi, siis ikkagi kuidagi sellise nagu saksaliku kultuuriruumi üheks embleemiks kindlasti on šlaagrimuusika, noh, et sa ei pruugi seda nagu tahta ja see ei pruugi olla su lemmikosa saksa kultuurist, aga praegu veel endiselt ikkagi see on üks nii-öelda nagu saksa kultuuri müügiartikleid, sest et me ei jõua kõigele korraga keskenduda, me ei jõua võtta kõiki tunnuseid mingisuguse kultuuri puhul kuidagi automaatselt nagu, ma ei tea, ei pruugi võtta neid omaks ja ei pruugi neid ka meelde jätta, me ei suuda nagu hoomata kogu tervikut, kui asi puudutab näiteks mingit võõrast kultuuri või mingit teist kultuuri. Et siis meil on vaja alati nagu taandada lõpuks see kultuuripakett mingiks üheks nagu hoomatavaks kokkuvõtteks põhimõtteliselt, samamoodi nagu kui me mõtleme, ma ei tea, Jaapani kultuuri peale, siis sõltuvalt inimesest nagu tulevad erinevad märksõnad pähe kindlasti, aga noh, kindlasti suuremal osal inimestest kerkib ühesõnaga, tuleb pähe ka märksõna geisha näiteks või tuleb pähe märksõna, ma ei tea, sushi on ju, või siis nagu mingit sorti sihuke nagu Jaapani selline nagu joonistamisstiil on ju, olgu see siis anime või siis muu selline traditsiooniline nagu joonistusstiil, mida on näha mingisuguse keraamika peal näiteks või mingisugustel pildikestel, mida inimesed endale seinale riputavad oma, ma ei tea, köögi kaunistamiseks või mis iganes. Et siis jah, ühesõnaga, mis ma öelda tahan, on see, et kultuuriga on ju nii nagu perekonnaga või ma ei tea, sünnimaaga, et sa ei saa seda valida. See on lihtsalt mingisugune pakett, mis antakse sulle kaasa ja sulle ei pruugi kõik selle juures ju meeldida, aga sa ei saa ka jätta arvesse võtmata seda, et ühesõnaga kokkuvõttes Europop, me kõik oleme selles ise süüdi ja me ei saa seda maha raputada ka. See on osa meist, meeldigu see meile või mitte. Kas sa sellise Eesti muusikalise fenomeniga oled kokku puutunud nagu Head mehed õppinud riistad? Ei. Ja nende kogumikud nimega Läbulaulud 1-13 ja eriti ropud laulud 1-5. Ei, oota, seda roppude laulude värki ma küll kuulasin, olen kuulanud omajagu. Pets ja Korsten oli põhi nagu läbulaulikud. Midagi siukest tuleb mulle meelde ka enda lapsepõlvest. Aga see on järjekordne selline veider fenomen, kus ma mäletan, et oli võimalik leida mingeid kassette, kellegi sõbra isal näiteks kuskil oli kassett, eriti roppude lauludega ja siis oli võimalik need kuskil nagu, ma mäletan mingeid nagu sõpradega telkimisõhtuid kellegi tagaaias, kus siis sai nagu maki pealt mängima panna need eriti roppud laulud ja siis itsitad oma ette kuskil telgis, mis on mingi täielik omaette absurdne kultuuriline fenomen. Ma vaatan siin see nimekiri, kui ma võtan Wikipeedia lehe ette sellele ansamblile nimega Head mehed õppinud riistad, siis nende see tuntumad laulud nimekiri on mingi, ma ei tea, 50 laulu pikk. Ja siin on sellised nagu toredad pealkirjad nagu Tipsuke, tilluke, täitsa pljääd, nõka. Mõnesid neist ma isegi ei tunne mugavalt ennast nagu eetris ütlemast. Mõni on siuke täitsa nagu okei, aga siis siin on jah nagu Eit oli purjus kõlab nagu päris koledasti juba ja noh, kui me siin nüüd päris roppude sõnade juurde läheme, siis jah, Seksisaurus tundub väga huvitav lugu plaadilt Läbulaulud 9 näiteks. Läbulaulud 8 tõi kaasa sellise hiti nagu Pohmaka läbu. Et noh, ühesõnaga
et mul on tunne, et see on nagu mingi osa sellest nii-öelda saksa kultuuriruumi muusikalisest nagu laiemast nagu kontekstist, mis üritab ennast kuhugi nurka peita, mis on täielikult mingisugune absurdne väljendus, millega vahel tahetakse Onu Bellat nagu kokku panna, mis minu jaoks on täiesti vastuvõetamatu, sest Onu Bella oli nagu päriselt artist ja muusikaline geenius. Kahtlemata. Ja lüürikaline geenius. Aga jah, mul lihtsalt, kui sa hakkasid rääkima nendest saksa šlaagrist ja sellest kultuuriruumist, siis mul kuidagi kangastus ette see minul ta enamasti seostub nende, esiteks seostub, eks selle Oktoberfesti muusikaga, mis on väga kultuuriliselt insensitiivne praegu üldse nagu välja tuua, ilmselt selline stereotüüpimine ja teine pool on siis millegipärast need lorilaulud. Ja kolmas asi muidugi on Scorpion. Oota, sa mõtled Scorpions ilmselt? Või Scorpions, jah. Ja mul isegi tunneb, et pean duši alla minema. Jah, läks kuidagi käest ära see saatele. Lihtsalt kui see on nii hull, kuidas vaata mingid märksõnad, piisab mingist märksõnast, et juba nagu tunda oma kehas mingisugust midagi, mida ma veel 5 sekundit tagasi ei tundnud. On inimesi, kui ma olen öelnud, et ma absoluutselt ei kannata Scorpionsi, kes ei saa aru sellest ja minu jaoks on nagu aru saamatu, kuidas keegi ei saa aru saada sellest, et Scorpions on nagu rõve. Aga okei. Eks erinevate inimeste arvamused ongi nagu erinevad. Aga see ongi nagu, vaata, see on see värk ka, et mis seoseid tekitab mingisugune heli või mingisugune meloodia või mingit sorti stiil. Sest et see on ka ju natuke, ma arvan, et ühesõnaga, muusika on ju sellepärast huvitav, et see ületab keele barjääre, on ju, et mingit tüüpi meloodia tekitab erinevaid keeli kõnelevates inimestes sarnaseid emotsioone, sest et see meloodia ise on kuidagi juba omaette mingisugune universaalne keel. Ilmselt saab leida ka mingeid näiteid, kuidas, kui sa lähed mingisse hoopis kaugesse kultuuri, siis võib see meloodia tekitada, ma ei tea, vastupidiseid tundeid või kui mitte vastupidiseid, siis lihtsalt teistsuguseid, sest et need seosed on teistsugused, mida inimesed seal kuidagi loovad. Ma ei tea, levinud näide on ju see, et on olemas kultuure, kus noogutamine tähendab eitust ja pea raputamine tähendab jaatust, eks ole. Et samamoodi võib olla ka erinevate värvide või ma ei tea, kujundite või meloodiate tõlgendamisega, aga põhimõtteliselt ikkagi on ju, et Scorpions, ma arvan, nagu juba olemuslikult kõlab räigelt. ja teiseks on muidugi selle juures ka see seoste pakett, mis on tulnud kaasa sellega, et me oleme üles kasvanud 20. sajandi lõpu Eestis, et kuidagi vaata, võib ju ka olla nii, et näiteks mingit sorti kõige ilusam muusika, et see on väga lihtsasti muudetav selliseks, et see muutub talumatuks näiteks, et näiteks kui see muusika, kui see seostuks mingisuguse traagilise ja väga traumaatilise sündmusega või olukorraga, siis sa tõenäoliselt enam ei saaks mitte kunagi kuulata seda lugu, eks ole. Levinud näide on näiteks see, et sageli näiteks inimesed, kes on lahku läinud, neil on olnud näiteks mingisugune artist, mida nad koos fännasid ja siis pärast lahkuminekut ei saa kumbki enam seda artisti kunagi kuulata, olgugi et see muusika tegelikult on vägagi nende muusika, on ju. Aga ja, et võib ka mõelda, et Scorpionsi puhul, kui oleks olnud see seoste pakett natuke teine, et näiteks iga kord, kui Scorpions, näiteks kui ma oleks üles kasvanud nii, et iga kord, kui hakkas mängima Scorpionsi muusika, siis ma ei tea, juhtus midagi imehead. Taevast hakkas kommi sadama näiteks ja kõik said endale Nintendo, Super Nintendod, mis iganes, et kuidagi nagu, et siis ilmselt oleks meie suhe sellest mingi teine, aga et ühesõnaga siit ma juhatan nagu pikalt sisse seda teemat, et oleks huvitav nagu avastada, et mis seosed meil tekivad Scorpionsi muusikaga, et milles probleem on, millele Scorpions tegelikult viitab nagu meie silmis.
mis seal taga on, sest Scorpions ei ole ainult Scorpions. Scorpions on kogu meie elu, kogu meie elatud elu tuleb kaasa Scorpionsiga. Ma ei tea, minu jaoks nagu esimene asi, mis mul vaieldamatult nagu seostub ansambliga The Scorpions, nii kurb ja ebameeldiv, kui see ka ei ole, on album Virgin Killer, mille kaane peal oli alasti 10-aastane tüdruk. Sa isegi tead nende albumeid? Ei, no see on ainuke, mida ma tean, sellepärast, et mitte selle albumi enda pärast, vaid selle kohutavalt maitsetu ja illegaalse kaanepildi pärast. Ja noh, muidugi lihtsalt ma ei tea, mul ei ole nagu isegi parem, lisaks sellele, nagu, kui see veel kõrvale jätta, mida on väga keeruline teha, et siis mul ei ole nagu ühtegi väga head põhjust, miks vihata Scorpionsi, aga olles nagu raskema muusika ja rock ja metal muusika nagu austaja, siis Scorpions on kuidagi nagu selline, ma ei tea, oled sa kuulanud neid? Lihtsalt on. No ma ei ole neid kuulanud, aga ma olen pidanud neid kuulma liiga palju. Nii juustune, mitte nagu hea juustune, vaid nagu halb juustune. Ja nende muusikavideod ja see õlisus ja see rõvedus, ma ei kannata. Ma lihtsalt ei kannata neid. See võib olla lihtsalt puhtalt meelevaldne praegu, kui kõrvale jätta nende laste ärakasutamine, siis muu võib olla rohkem meelevaldne, aga ei, ma ei kannata Scorpionsi. Mul ei teki nendega ühtegi positiivset emotsiooni. Ma pole Scorpionsi kaanepilte kunagi teadlikult ilmselt vaadanud ega uurinud, aga minu vastureaktsioon nende muusikale tekib sellepärast, et see muusika seostub minu jaoks sellega, mismoodi, see oli mingil määral nagu siukse nagu meheliku õrnatundelisuse väljenduse tipp meie kultuuriruumis, kui mina olin õrnas eas. Et kuidagi mul kadus nüüd ühendus Ivoga, aga ma räägin ikkagi ja siis ta saab selle jätta siia saatesse. Aga see kuidagi seostub mul selle valu ja pettumusega, mida ma üles kasvades väga palju tundsin seoses sellega, kui piiratud on meestel eneseväljendus vabadus ja eneseväljendus just nimelt nagu ka tunnete või kuidagi selliste sentimentaalsete ja erootiliste tunnete väljendamisel. Mulle tundus, et see Scorpionsi siuke õline, siuke nagu rõve, siuke nagu läppunud õlle lõhnaline, tuhadoosi põhjalõhnaline, siuke vastikute nagu haisvate vuntside lõhnaline, nahkpükste lõhnaline, läbihigistatud nahkpükste lõhnaline, rõvedate teravate ninadega, ma ei tea, siukeste nagu pseudokauboi saabaste lõhnaline siuke nagu eneseväljendus tundus olevat nagu, et see on see, kui kaugele meie mehed saavad minna väljendamaks oma igatsust, oma läheduse vajadust ja igatsust kellegi õrnema järele, kes võiks olla tal käevangus ja kellega saaks musutada ja voodis mürada, et see kõik kuidagi tundus mulle nii räige ja nii vähe nüansseeritud, et see oli natuke nagu siis, kui keegi ma ei tea, et kuidagi nagu madala resolutsiooniline väljendus millestki, mis on või võiks olla nii palju ilusam ja rikkalikum. Et mulle tundus, et kui see on see lagi, kui see on see, mis tõmbab nagu Eesti mehel silma märjaks, aga sealt edasi ta minna ei saa, sest et ta isegi ei tea, kuhu sealt edasi minna,
siis järelikult ma ei ole ei eestlane ega mees. See on see, mida nagu Scorpions, mis tundeid see minus tekitab. Okei. Aga ilmselt on nii, et ma pean selle saate täna ise ära lõpetama. Aitäh, Ivo, ma loodan, et me saame teha lisasaate nüüd, kui pinge on maas kuidagi kahekesi. Või ma võin ka ise rääkida siia lõppu midagi, sest mul on täiega pinge maas. Kuidagi avastasin, et nüüd, kui Ivot ei ole, siis on nagu, ma ei ole üldse pinges. Järelikult on minu pingeallikas ikkagi Ivo. Huvitav asi, mida siin üksi edasi mõelda. Aitäh, et kuulasite. See saade on läbi ja me nüüd hakkame mõtlema, et mismoodi me saaksime Ivoga teha lisasaate nüüd, kui pinge on maas meie Patreoni toetajatele. Kõik, kes on huvitatud, saavad minna ja kuulata aadressil patreon.com/popkulturistid. See on patreon.com/popkulturistid. Ja kõik, kes ei ole huvitatud, ma ei tea, miks te ei ole huvitatud kõigest, mida me Ivoga räägime, aga oletame, et see on võimalik. Kui te ei ole huvitatud, siis kohtume järgmisel nädalal täispikas saates jälle. Aitäh, et kuulasite ja kuulake ikka Europopi edasi.